me kolimegi Norrasse siis ära täiskohaga. Mulle siiamaani, ma ei ütle kunagi, mind pitsi ei sülita, aga see kogemus ainuüksi, et ma peetsin paar nädalat seal hostelis, tõmbas mu maailmavaadet niimoodi. Võib-olla see natuke üle piiri mind. Mina olen töötu, teil on töökoht, siis olge õnnelikud. Väga palju, no tegelikult ma ei tea, kas ma siit tegelikult õppisin. Juba pressisin rekordi, nii et ma ikkagi ütlen, et tere tulevast Hendrik Puntso podcasti. See on esimene osa. Mina olen Hendrik Puntso. Täna mul on külas sõber Silver Naoma. Tervist. Super Lux. Tegelikult me tegime ju podcasti mõni kuu tagasi, kui me kommenteerisime just jalgratta võidusõitu, aga siis oli see probleem, et me pidime teistest asjadest ka rääkima, et me ei saanud ainult omavahel teemasid arutada. Jah, see oleks võib-olla veidike kohatuks läinud, kui ma oleks seal hakanud oma isiklikku elu lahti arutama. Nagu mina ja Jeeris, siis kui me tegime seda 2015, millal see oli? Tour of Estonia. 16 tegite. Ja, just 15 ma vist äkki olin veel jalgrattur. Aga ja siis kutsusime pool ajast inimesi Atlantisesse afterpartile. Mis tasus ära, sest et päris palju inimesi oli kohal. Yeah. Aga igastahes nüüd me oleme siin ja kas sa suudad uskuda, mul on täiesti enda podcast käsil. Ei suuda. Potentsiaalselt me võime jõuda miljardite inimesteni sellega, kui nad ainult eesti keele ära õpiksid. Jah, eks siis reaalne potentsiaal on vist üks. No aga alustame omas keeles ja edasi siis saab minna inglise keeles või siis hiina keeles, kui tahad nagu rohkemate mandariini keeles. Täpselt nii. Aga kuidas Eestis elu on? Eestis elu või? Hall. Täna on muideks päikseline, aga kui ma võtaks ühe sõnaga nagu Eesti elu kokku, siis see on hall. Ja ma arvan, ega sul seal Norras on ju sama, et valgust väga ei ole. Et sa ärkad üles, teed silma lahti, lähed võib-olla, kes läheb tööle, kes ei lähe tööle. Ja järgmine hetk niimoodi aknast välja vaatad, on juba pime, on ju. Suhteliselt nii on küll, jah. Et siin ma sain aru, et sa kohe hakkasid nagu pilduma märkusi minu kohta, et jah, ma olen küll Norras, aga ma olen töötu. Ja see on naljakas, sest et just üks päev ma mõtlesin selle peale, et kui huvitav on perspektiivi sättida asju ja kui vajalik on perspektiivi sättida asju selles mõttes, et ma võin praegu vaadata seda pilti niimoodi pidi, et ma olen Norras, ma olen 27-aastane, töötu ja ma elan enda tüdruksõbra vanemate keldris, mis kõlab päris arvasti. Aga samas teisalt see olukord ei ole nii hull ka, kui võtta, et see natuke üle liialdatud, et ma olen keldris, sest et see on nagu 0 korus ja me võime seda öelda, et see on kelder, aga tegelikult ei ole, aken on ikkagi näeb päris elu ka. Aga see teine variant, kuidas ma võiksin öelda, on see, et tegelikult ei ole nii hull midagi. Tegelikult mul on katus pea kohal, leib laual, internet olemas, kõik need jutud, et kõik taandub alati sellele, kuidas me asju perspektiivi paneme. Väga õige jah, selles suhtes, et ütleme, loodetavasti ei lähe, aga kui sa nagu aasta aja pärast elaksid kuskil telgis, kuskil tühermaal, siis sa mõtleks, kurat, need olid ikka head ajad, kui sa ei tüdruku vanemate keldris elatud. Absoluutselt. Ja täpselt see ongi, aga sealt tuleb teine asi, et õnnelikkus on ju tegelikult progress, on ja. Ehk siis tegelikult, kui ma nüüd siit läheksin edasi telki, siis see on, kuidas sa ütled, tiiprogress või taandareng selles mõttes, et see siis on loogiline, et ma ei ole õnnelik. Aga kui ma järgmine aasta samal ajal elan juba esimesel korrusel, siis see on korralik edasiminek tegelikult. Aga kui see on nagu sinu enda telk, vaata, äkki siis saad nagu natukene vürtsi juurde, et sa oled nagu, okei, ma olen telgis, aga see on vähemalt, see on minu see kuradi IKEA telk või kus iganes Jyski telk.
välja ostetud, mul ei ole mingit pangalaenu või asju. Et jah. See ei ole üldse nii paha mõte, aga ei jah, tegelikult miks ma seda podcasti üldse teha tahan ja rääkida sellest, kuidas ma elan oma tüdruksõbra vanemate keldris, on see, et mulle tundub, et nii palju on igasuguseid podcast'e ja YouTubereid ja kõiki jutte, aga kõik räägivad oma seda edulugu kuidagi, enamused räägivad seda edulugu kuidagi tagantjärgi, et siis, kui sa selles momendis oled, siis keegi sellest väga ei räägi, sest et seal on mitu nagu faktorit sellele, et kui uhke ma selle loo üle olen, siis kui ma elangi aasta pärast seal telgis, eks ole, või kui asjad ei lähe niimoodi, nagu ma plaanin, eks ole. Aga siis, kui ma olen aasta pärast palju paremas kohas, elan head elu, siis on jumala huvitav tagantjärgi vaadata, et kus ma tulin, mida ma mõtlesin, miks ma mõtlesin ja kuidas ma tegin. Ja just praegu sel ajal maailmas me ei saa üle ega ümber, et meil on sellised huvitavad ajad, kus majandus lendab õhku ja inimesed ei saa väljas käia kuskil. Praegu on rohkem kui kunagi varem neid inimesi, kes on töötud, ma ei tea, depressiooni äärel või depressioonis ja nii edasi. Et siis ma mõtlesingi, et on nagu tore ja nendel inimestel, kellel veel läheb hästi, on ka võib-olla tore kuulata nendel, ma ei tea, 74 inimesel, kes seda podcasti näevad, et vaat ühel vennal läheb halvemini kui mul. Jah, nii-öelda see schadenfreude, et sul tekitab teise ebaõnnestumine head meelt endal, et vähemalt mul läheb paremini. Ja see on alati on tore vaadata, kui kellegi läheb halvasti. Selles mõttes, aga alati on tore vaadata, kui kellegi läheb hästi ka, kui sa just väga kade inimene ei ole. Aga jah, see ongi põhjus. Ja teine põhjus on see, et ma ise kuulan nii palju podcast'e ja väike ja mul on nagu alati nii palju oma arust nendele alati midagi lisada, aga keegi ei ole mind podcasti kutsunud, siis ma mõtlesingi, et aga ma võin ju ise enda podcasti teha. Ja näed, siin me oleme. Unistused saavad teoks. Jah. Kunagi ma tahtsin Tour de France'ile ka saada, siis ma mõtlen, et ikka peab ka enda velotuuri korraldama, vaata. Jah, targemad teevadki niimoodi. Jah. Jah, aga Tour de France'ist ja võistlustest rääkides, mul on hakanud peale tulema veits suurem jalgratta igatsus selles mõttes, et ma ei tea isegi, kas jalgrattaga võistelda tahaks veits nagu adrenaliini saada. Veits on vähe seda siin elus. Muidugi. No, kui natuke võib-olla sissejuhatust teha, siis me Hendrikuga kunagi mõlemad olime, võiks öelda, et elukutseid jalgratturid ikkagi selles suhtes, et see pereleid, mis lauale sai toodud, oli ikkagi läbi jalgratturi palga, on ju. Et jah. Ma ütlen täiskohaga jalgratturid selle kohta. Jah, täiskohaga. Et kui ma pean kirjutama kuskile, et me ei saa kirjutada, et me oleme profi jalgratturid olnud, sest et tehniliselt me ei ole, aga me oleme ja elukutselised on ka õige öelda. Aga jah, mina lõpetasin 2015 aasta enda jalgratturi karjääri ja sina lõpetasid 2018 kevadel. Ma veel nagu üritasin nagu natukene, aga sina lõpetasid nagu veits kõrgema noodi peal selles suhtes, et sa olid nagu võitsid ju peaaegu velotuuri veel, jah? Peaaegu jah. Peaaegu Uutsi velotuuri Weitburgis jäin kolmandaks, jäin Kamerunis väga eksootilises kohas oli mul võimalus enda karjäär lõpetada. Aga jah, tegelikult ma veits tahakski rääkida sellest, et ma olen valinud, mida ma peale jalgrattasporti tegin ja miks ma tegin, et ma isegi ei tea, kuidas seda alustada, aga ühesõnaga, kui ma olin 22 aastane, see oli 2015, kui ma lõpetasin jalgrattaspordiga. Selleks hetkeks ma olin poole oma elust tegelenud jalgrattaspordiga ja ma teadsin, põhjus, miks ma lõpetasin, oli see, et ma teadsin, et minust ei saa kunagi Tour de France'i võitjat ja see sitane 300 €, mis ma Prantsusmaal seda leivaraha sain,
ja mõned tasuta lennupiletid ei olnud väärt seda elu, et sa elad Prantsusmaal ja paned kogu enda nooruse ja aja sinna sisse. Ehk siis see ei olnud võrdeline selle tulemusega, mis ma vastu sain. Minu arvates ma mõtlesin, et nagu, kui ma peaksin paar aastat veel seda elu elama, siis ma justkui raiskan oma elu kõige magusamaid aastaid, püüeldes mingi eesmärgi poole. Noh, kui ma oleks pannud realistliku eesmärgi, siis see eesmärk ei oleks lihtsalt seda väärt olnud. Ja sellel põhjusel ma otsustasingi, et 2015 jääb minu viimaseks aastaks ja eriti tugevalt, siis ma sain nagu kinnitust, et jah, nüüd ma võin loobuda, kui ma saingi lõpuks oma Eesti meistrisärgi kätte grupisõidus 2015, siis mul oli nagu, davai, nüüd on kõik, nüüd ma saan vähemalt midagi enda tulevase sauna eesruumi riputada ja rääkida, kui kõva vend ma olin kunagi. Aga kui ma siit kohe jooksvalt otsa edasi lähen, siis Rene Mandri pakkus mulle Eesti koondise treener oli ta sel ajal. Ma ei tea, kas ta enam on, kuidas need struktuurid on. Pakkus mulle kohe tööd siis Pelotoni jalgrattaklubi juures ja ma sain kohe väga kerge sissejuhatuse nagu nii-öelda päris ellu, et võta, siin on töökoht, siin on ametiauto, tee ise, aja asja, kasvata klubi, teeni raha, ole mees. Ja alguses oli kõik jumala timm ja lahe, aga mitte, et sellel treeneritööl või üldse sellel midagi oleks nagu viga olnud. Ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et kurat, et siuke hirm tuli peale, et äkki see ongi minu elu nüüd nagu mitukümmend aastat järjest. Et äkki ma lõpetangi nagu mingi paks suitsetav treener 30 aasta pärast kuskil tänavasõidul raja ääres. Mitte, et see oleks mingi stereotüüp Eesti rattatreeneritest, aga lihtsalt mul tuli pähe selline worst case stsenaarium ja mõtlesin, et kurat, aga sellepärast ma ei lõpetan jalgrattasporti, et olla jalgrattatreener. Ja siis ma läksingi tegelikult edasi teisi asju avastama. Ja see kõik oli 5 aastat tagasi. 5 aastat tagasi täpselt praegu siis algas minu nii-öelda tavaelu, mis on päris huvitav mõelda, sest et see on 5 aastat on pikk aeg, aga selle aja jooksul on nagu palju juhtunud ka. Mul hakkab nagu halb tunne, kui ma pean endast siin jooksvalt rääkima kogu aeg. Räägime sinust vahele. Sina lõpetasid 2018 ja läksid ülikooli kohe järgmine sügis või? Sa lõpetasid poole aasta pealt? Ma lõpetasin maikuus ja kuna mind ennast on psühholoogia alati huvitanud, siis ma olin nagu selles suhtes oli hästi pehme maandumine, et ma nagu kohe teadsin, mida ma nagu edasi saan teha. Ma sain kohe minna koolikatset teha ja sügisel juba koolis olla. Et paljudel on see, et lõpetatakse aasta lõpus, hooaeg lõpeb oktoobris. Ja kui sa nagu siis selle otsuse vastu võtad, siis kooli näiteks edasi minekuga sul tingimata jääb paha aasta, kus sa pead leidma selle tegevuse endale. Mis ei ole ilmtingimata paha, aga lihtsalt mul nagu selles mõttes vedasi, ma sain nagu sujuvalt üle minna. Aga jah, mina nagu nii kõrgel noodil ei lõpetanud, et mul särk rippuma panna ja... aga sa said need särgid juba varem kätte, sest et tegelikult sina võtsid 2015 aasta Eestikat, kui ma tahtsin, mul oli kindel plaan tulla Eesti meistriks eraldi stardis, sest et grupisõit oli nagu tundus väga ulmeline nende tüüpide vastu. Pole vahet, kas siladal või natukene künklikumal maal. Aga sina võtsid minu eest selle ikka, ma jäin ise 4. üldse seal eraldi stardis 9 sekundit medalist. Ja ehk siis sul on eraldi stardis ju mitu kulda, eks ole, ja grupisõidus on paar hõbedat või kuidas see on? Eraldi stardis siis tuli 3 kulda 23-s, üks siis ülditiitel. Ja grupisõidus tuli... Sa ei pea edvistama ka hakkama sinna. Ja, grupisõidus siis tuli 1 kuld ja 1 hõbe.
nii ja et noh, ühesõnaga enam-vähem. ühesõnaga sa ei saa midagi, sul on tulemused tehtud. Ja ei, aga, ma ei kurda. aga tegelikult see on nagu hea point, et sa lõpetasid selles mõttes jumala õigel ajal, et ajaliselt ma mõtlen aasta suhtes, et kui sa suvel ala maha paned, jõuad veel ülikooli katsetele, saad kohe sügisel edasi minna ja see on nagu väga vajalik, sest et kui sa, ja minul ka vedas selles mõttes, et mul toodi kohe kandikul töökoht ette, eks ole. Aga kui sinna tekib selline nõme paus, siis ja kui sa ei ole mõelnud ka varem selle peale, sest et kuni sinnamaani, kas sa oled jalgrattur või mitte, selles mõttes kuni põhikooli lõpuni, gümnaasiumi lõpuni ja siis osad lähevad ülikooli edasi, sul on kogu aeg sihuke sisse käidud rada ees, eks ole, sul on nii lihtne, sa ei pea ise tegelikult mõtlemagi, sul sõbrad ütlevad, ma lähen ülikooli, ma lähen ka siis. Ja lähedki kuni sinna, aga ütleme, rattur on samas olukorras, kui ta ala maha paneb siis, mis olukorras on ülikooli lõpetanud inimene põhimõtteliselt, sest et ülikooli haridus ei taga sulle ka mitte mingit tööd ega asja tegelikult. See on esimene moment, kus sa pead nagu elus mingi otsuse ise vastu võtma. Selles mõttes, et jah, sa võtsid ise otsuse vastu, mida sa ülikooli õppima lähed ja mingid plaanid, aga see ei taga sulle mitte midagi selles mõttes. Ja nüüd, kui sa oledki selles olukorras, et sa pead ise mingid otsused vastu võtma, siis sa saad aru tegelikult, kui raske on ise hakata seda rada valima, ise mingit teed pidi minna. Ma arvan, et tänapäeval jäävadki kõik, ütleme üldsus, palju inimesi seal kinni toppama kuidagi ja ei oskagi kuskilt edasi minna, sest et sinnamaani on kõik otsused nende eest põhimõtteliselt ära tehtud. Jah, see, et sa peadki nüüd nagu ise enda elu eest vastutuse võtma, et see on tihtilugu keerukas. Et selles suhtes sul nagu alguses ju tegelikult ühelt poolt nagu suunati rajale see treeneri töö, et tegelikult sama hästi sa oleks võinud sinna jääda ja 30 aastat seda teha, vaata. Et sul oli see võimalus olemas, aga sa võtsid selle ikkagi vastutuse, et ma ei taha seda teha ja ma ei taha seda teed mööda minna ja nagu otsustasid muutuse sisse viia. jah, selles mõttes mul on kogu aeg olnud selline, ma ei tea, seiklusjanu või ma kogu aeg korrutan endale, et jõu mees, sul on üks elu, et mine tee erinevaid asju. Ei taha öelda jolo, sest et see on tehtud siukseks teismeliste hüüdlauseks, bumper stickeriks. Aga et ma olen ratsionaalselt proovinud läheneda sellele niimoodi, et kuni 30. eluaastani tegelikult on suht pohhui, mida sa teed. Selles mõttes, et kui sa ennast kuskile võlgadesse ei mässi, vanglasse ei satu, siis on juba päris hästi läinud. Selles mõttes, et kui sa oled normaalne inimene, sul on käed-jalad otsas, sa saad tööd teha, siis mingit elu sa saad ikka elada, nagu ka peale 30, isegi kui kõik läheb perse või nagu see ei ole nii keeruline, kui sa saad aru, mis ma mõtlen. Ja, ikka. See risk ei ole tegelikult nii suur, kui me mõtleme, et see on. Jah, eks me ikka oma elu nagu dramatiseerime ja tähtsustame üle, et väiksed asjad, mis meie elus juhtuvad, tunduvad suuremana, kui nad tegelikult on. Et kui sa oledki mingis situatsioonis, et kas või sina räägid, et elad tüdruksõbra vanemate keldris ja värki ja sul on nagu omad raskused, siis kõrvalt nagu inimene vaatab, et kurat, sa elad Norra ühes kõige ilusamas linnas, sul on kuredi, sul on soe kodu, sul on ilus vaade, et savi see, et sa nagu oled seal, et see on arusaadavalt nagu probleem, et sa tahad nagu muuta seda paremaks, aga see on ikkagi mitte pseudoprobleem, aga meile endale tunduvad ja meie probleemid suuremad tegelikult, kui nad tegelikult on. Ja, absoluutselt. Ja selles mõttes jah, kui nüüd rääkida loogilist pidi edasi, et natukene ma saaksin seletada seda enda elufilosoofiat, siis miks ma mida tegin. Treeneri tööst järgmine asi, mis ma tegin, oli see, et
ma lendasin ühe otsa piletiga Kreekasse Roodose saarele lihtsalt, et minna ja avastada elu. Ma teadsin, et see on kõva peosaar, seal võiks lahe olla ja ma lendasin Kreekasse ehk siis Kreeta saarele kohale ja ma mäletan, mis eufooria mul oli, kui ma lihtsalt tulin sealt lennuki pealt maha ja sõitsin bussiga sinna linna poole. Ja mul oli selline tunne, et oi raisk, mis nüüd saama hakkab või nagu sul ei ole mingit plaani, sul ei ole tagasilennupiletit ja see oli, ma siiamaani mäletan seda tunnet ühesõnaga, kuidas see oli. Ja Kreekas siis oligi niimoodi, et ma läksin ühte hostelisse. Ma ei tea, ma täiesti lambist book isin ühe hosteli ja ma polnud kunagi ennem vist hostelis ööbinud, kui siis kuskil rattavõistluste ajal, kui ma olin 15. Ja seal hostelis ma kohtusin nii paljude inimestega. Üks tüüp oli kirjanik Kanadast, mingid advokaadid, nagu täiesti advokaadid, tudengid, täiesti erineva eluvaldkonna inimesed, erinevatest riikidest, erineva taustaga. Ja see kogemus ainuüksi, et ma veetsin paar nädalat seal hostelis, tõmbas mu maailmavaadet niimoodi suuremaks, et ma nägin, osad inimesed elavadki sihukest elu. Nad on 40 ja nad lendavad kuskile teise riiki Kanadast Kreekasse, reisivad veits ringi, avastavad inimesi, mõtlevad, mille üle kirjutada. Ja siis ma sain aru, et okei, see mull, see rattamull, kus mina konkreetselt olin elanud, et see ei olegi maailm. Sest et kui me oleme nagu, ma mäletan nii hästi, kui ma olin jalgrattur, siis ma mõtlengi, et nagu see ongi elu, vaata, et kõik inimesed, kui ma tulen, ma ei tea, võidan mingi võistluse ära, Võru rattaralli ja siis käin peale seda ringi, ma mõtlen, et ma olen Tanel Padar, noh, mitte nii suurelt, aga mingi osa minu egost mõtleb, et sa oled hullem tegija, kuigi tegelikult inimesed ei teagi, osad inimesed ei teagi, et sihuke asi nagu rattasport eksisteerib. Nad näevad ainult neid liibukatest tüüpe tee ääres, vahepeal maantee ääres sõitmas ja lasevad signaali ja ärritavad neid. Aga jah, ma olen sitaks tänulik selle üle, et ma selle Kreeka reisi ette võtsin, sest et kohe nagu maailmavaade lõi laiaks. No selles suhtes mul just tulebki sellega meelde, et ega kui me ise ka sõitsime ja olime kuskil laagrites, et see oligi see, et ühelt poolt sa nagu teadvustasid ikkagi seda, et vaatasid ennast seda kaugelt, et tahet, et mis sa oled, et paned liibukad selga ja siis vaatad, kes kõige kiiremini väntab, on ju. Et noh, sa saad kõike niimoodi, igat asja elus sa saad veits absurdseks teha. Ja nagu me nägime seda poolt, on ju. Aga täpselt nagu sa ütlesid, siis nagu mingi osa egost oli ikkagi sellega niivõrd seotud, on ju. Et kui sa ikka võitsidki mingi võistlus ja sul läks hästi, sa tundsid ennast nagu, noh, ma ei tea, kas päris Tanel Padar, aga võib-olla Uku Suviste. Kuule, nii hästi ka ei saa, aga jaa, mis selle asja võib-olla loo nagu point on see, et mida varem sa elus selle tunde kätte saad, et see, mida mina teen, ei olegi ainuke või minu mätas ei olegi ainuke mätas maailmas, mille otsast asju vaadata, siis seda rohkem sa hakkad aru saama, kuidas üldse maailm toimub ja seda rohkem sa oled võib-olla tolerantne asjade suhtes ja see on nagu vajalik. Jah. Ja kui nüüd edasi rääkida, mis ma Kreekas tegin, käisin seal, panin pidu põhimõtteliselt iga päev, lihtsalt jõin ja tutvusin uute inimestega ja siis mingi hetk ma mõtlesin, et mul eriti palju säästusi ei ole, et peaks tööle minema. Ja üks päev olin väljas ööklubis, seal oli niisugune nagu peotänav ja ma nägin, et seal ühes klubis, kus ma parasjagu istusin, oli seina peal kuulutus, et otsime töölist. Ja siis läksin kohe selle mänedžeri juurde, küsisin, et kuule, et davai, ma olen siin, ma olen valmis. Ja järgmine päev kell 10 ma alustasin tööd
sisseviskajana ööklubisse. Ehk see tähendab seda, et see pole nagu bouncer selles mõttes, et sa pead lihtsalt inimesi sisse rääkima, et tule, meil on 10 šotti 8 euriga, seal olid umbes sellised hinnad ja kes saab rohkem rahvast sisse ja sul on täpselt samasugused tüübid on mõlemal pool kätt, kes viskavad enda baari siis inimesi sisse, ehk siis see on nagu müügitöös kõige ehedamas mõttes. Aga ja töö nägi välja niimoodi, et ma läksin 10 õhtul positsioonile ja hommikul kell 6 või 7 lõpetasin ja terve aja olin jalgade peal ja lihtsalt räägid inimesi sisse. Päeva lõpus, öö lõpus ma sain 20 euri selle eest, mis oli nagu väga sitt teenistus selles mõttes, et ma maksin, mul päeva juba üür oli ju rohkem ja kõik need asjad, ehk siis see oli tegelikult puhas nagu, ma lihtsalt teen midagi siis. Aga ja ma olin niimoodi kokku vist 6 aega, 1,5 kuud Roodosel ja siis ma lendasin või tegelikult reisisin laevaga teise põhja poole Kreekasse ja läksin ühte restorani tööle. Ja see restoran asus üks väga väikse saare peal ja see oli luksusrestoran põhimõtteliselt. Inimesed tulid jahtidega sinna, seal oli niimoodi siuke $2 miljoni vaade ja ma ei olnud kunagi mingit restorani tööd teinud ja kujutad sa ette, ma ei osanud isegi kandikut käes hoida. Ma olin nagu siiamaani, ma arvan, et kõige viimane töö, mille ma valiksin, oleks teenindaja töö, sest et ma olin nii sitt selles lihtsalt ja sa pead kogu aeg naeratama ja see oli, lõpuks ma olingi niimoodi, et ma lihtsalt pressisin seda apelsinimahla seal taga ruumis ja puhastasin kahvleid ja nugel läikima, sest et muu asjaga ma põhimõtteliselt hakkama ei saanud. Ja ma olin 6 aega vist kokku, mis 6 aega, nädal aega olin kokku, käisin seal ära ja see omanik, restorani omanik oli nii kettas selle töövahendusbüroo peale, kes mind sinna saatis, sest et ma ei saanud nagu üldse selle tööga hakkama põhimõtteliselt ja sellest ajast saadik ma hindan teenindajaid ja olen, mitte et ma oleks enne munnenda vastanud, aga nüüd ma olen nagu väga viisakas. Sa tead, kui raske elu neil on? Nüüd ma tean, kui raske elu nendel on ja see ongi üks mu sellistest suurematest õppetundidest üldse selles mõttes, et selleks, et aru saada või nagu päriselt mõista, mis mingi asi või mingi töökoht või riik on, sa pead kogema seda, sellest ei aita, kui sa loed selle kohta või kui sa näed uudist või kui keegi räägib sulle, sest et kõige suurem nagu õpetaja on päris kogemus. Kogemus on nagu number 1 asi, ütlen mina. Oi, seda muidugi. Nagu see, kui keegi ütleb sulle, sa pead ikka selle ahju ise ära puutuma, et kui sulle öeldakse, et kuule, ära puudu, see ahi on kuum, on ju. Sa ikka tahad teada, kui kuum ja mis tunne see on, on ju. Alles siis sa oled õppinud, on ju. Täpselt, sest et kuigi me tahaksime olla ratsionaalsed kõik ja õppida teiste vigadest, eks ole, siis mulle tundub, et see on nagu, jah, mingite asjade puhul on see võimalik, et ma ei pea inimest ära tapma selleks, et tunda, mis tunne see on või aga mingite eluliste selliste asjadega. Elu on nii pikk ka, et sa lihtsalt nagu satud igale poole põhimõtteliselt või selles mõttes mitte igale poole, aga iga tunde otsa või iga situatsiooni otsa, mis võib kuhugi viia. Et sul on pikk aeg kogeda ja mida varem sa endale need asjad selgeks teed, ma arvan, nagu elus, seda parem ja sellepärast ma arvangi, et nagu 20-ndates peaksid inimesed natuke rohkem vabad olema, rohkem riske võtma ja tegema. Aga see on nii naljakas, et kuidas mina saan seda täna öelda, kui ma olen nende kõik otsused, mis ma oma elu jooksul teinud olen, on mind toonud täna siia kohta, kus ma olen töötu 27-aastane Norras. Siis kuidas mina saan seda nõu anda, eks ole. Aga point on jällegi selles ka ju, et ma olen alles potentsiaalselt isegi mitte poole tee peal, vaid nagu 25 või 30% peal oma elust, eks ole. Et see on lihtsalt üks moment ja ma mõtlesingi, et oleks nagu huvitav lihtsalt jagada
enda neid sisemisi kaemusi, et mis ma arvan sellest ja mis nagu minu need õppetunnid on sellest, mida mina kogenud olen tänu sellele rajale, mille mina valinud olen. Ja mulle tundub lihtsalt, et mul ei ole väga palju sõpru, kes on samasugust elu elanud nagu mina. Ma ei usu, et üldse on palju inimesi. Kui sa nagu kõik need kastid ära võtad, vaata, et on Rottul olnud, on Gretal käinud, on ju. Siis hiljem sa töötasid veel, võib-olla me jõuame sinna, et Red Bullis töötasid. Et kui sa nagu kõik need kastid võtad, siis üsna unikaalne, ma arvan. Ja, aga samas iga inimese see taust on jällegi unikaalne, eks ole, et tõenäoliselt Eestis ei ole ka sinu eesmärk on saada spordipsühholoogiks. Eestis ei ole ühtegi jalgratturit, kes on võib-olla spordipsühholoog. Minu teada mitte, jah. Ja mingi, kui me tahame, võime veel asju sinna võrrandisse lisada, eks ole. Aga nagu, ehk siis jällegi point on see, et mida rohkem sul on neid erinevaid kogemusi, seda unikaalsemaks kujuneb sinu maailmavaade, sinu mõtlemine, see, kuidas sa mingeid asju teed. Ehk siis see muudab sind autentsemaks. Yeah. Et kui sa elad seda elu, mõtle sedapidi, ma vahest mõtlen, et kui kõik inimesed käivad samas põhikoolis, samas gümnaasiumis, samas ülikoolis, vaatavad samu sarju Netflixist, vaatavad samu videosi YouTube'ist, siis nad ongi lähevad samasse kohta tööle, samasse firmasse või samale alale. Siis need inimesed ongi ju väga sarnased. Selles mõttes ma ei ütle, et kõik inimesed peaksid olema erinevad, aga ma lihtsalt vahest mõtlen seda, et jah, võib-olla ma lihtsalt õigustan iseendale olemaks see imelik, kes teeb ebatraditsioonilisi otsuseid. Aga jah, sa saad aru, mis ma mõtlen sellega, et see on loogiline ka, mida rohkem asju sa teed, seda rohkem kogemus sul on ja seda rohkem sul on numbreid selles võrrandis või neid punkte, mida omavahel ühendada ja mida rohkem sul on neid punkte, mida omavahel ühendada, seda potentsiaalselt paremad ideed sul võivad tulla. Jah, et juba nagu sinu puhul, kui sa nagu paned ennast hästi paljudesse erinevatesse situatsioonidesse, sa õpid enda kohta väga palju. Sa õpid, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, mis sulle sobib. Et sa said teada, et sulle teenindustöö on täiesti auto. Et kui sa nagu eladki nii-öelda selles ette antud mailis, siis sa õpid enda kohta palju vähem tegelikult. Et sellepärast tulebki nii-öelda, see on nii kulunud, see on ka papersticker, et elada tuleb mugavustsoonist väljas. Aga see vastab tõele selles suhtes, et see ei tähenda, et sa nüüd 24/7 seda tegema pead, aga nagu vahetevahel see on hea, et see nagu avardab nii maailmavaadet kui ka nagu vaadet endast nagu sisemusest. Et ma arvan, et see on sulle ka palju kasuks tulnud. Absoluutselt. Aga lähme Kreekast edasi. Kreekast edasi ma tulin tagasi Eestisse. Mul ei olnud väga palju, Kreeka oli siuke miinusprojekt selles mõttes, et mul jäid mingid säästud alles, aga ma teadsin, mis plaan mul oli ka varem läbi käinud peast on see, et läheks Austraaliasse. Ja Austraalia mõte oli mul kahel põhjusel. Miks üldse inimesed lähevad sinna, seal midagi unikaalset. Ma mõtlesin, et ma lähen sinna raha teenima ja natuke eksootiline ka, eks ole, ikkagi täiesti uut maailma poolt avastada, kus ma ei olnud kunagi varem käinud. Ja Austraaliast on mul ka tegelikult palju kogemusi ja asju, mida rääkida, aga ma tooksin võib-olla välja mõned siuksed eredamad mälestused. Minu esimene töökoht Austraalias oli tapamajas, kus iga päev tapeti ära 1000 lehma ja see kõik läks lihaks. Ja see oli nagu täiesti sürreaalne kogemus selles mõttes, et kui palju seal pidi tööd tegema, mul oli mingi 13-14 tunnised päevad vahepeal. Ma lihtsalt lükkasin seal külmutushoones liha
ja see liha oli siukeste nagu raudteede peal, raudteede relsside peal ja siis ma sorteerisin kvaliteedimärgi järgi erinevatesse külgruumidesse, et kuidas see liha edasi läheb siis. Ja ma arvutasin, et ühe päeva jooksul ma pidin lükkama 500 tonni kilo, ei 500 tonni siis jah, liha. See oli raskem kui jalgratturina, raskemad päevad nagu 3 päeva tööl ja 3 päeva vaba vist oli enam-vähem graafik. Ja ma olin täiesti sodi lihtsalt peale oma seda 3 päeva vahetust. Ma lihtsalt magasin 2 päeva peale seda. Ja seal ma kaua vastu ei pidanud ka. Ma läksin Austraaliasse ma üldse läksin ühe teise sõbra Silveriga ja ma olin kokku Austraalias 7 kuud. Ja ma tegin 4 erinevat tööd seal. Oli kergemaid, oli halvemaid töid, aga üle 7 kuu ma seal olla ei tahtnud, sest et ma praegu skipiksin seda Austraalia osa nii palju, et miks ma tagasi tulin Austraaliast, oli sellepärast, et ma tahtsin minna ülikooli. Mul oli ikkagi mingi siht silme ees ja plaan oli see, et ma ajan Austraalias raha kokku, tulen Eestisse ja siis saan vähemalt esimese ülikooli aasta nagu rahulikult võtta ja ei pea nii-öelda muretsema, et kas ma tööle saan. Kui ma leian mingi normaalse töökoha poole kohaga, siis ma lähen, kui ei leia, siis ei lähe. Tulin Austraaliast tagasi, see oli umbes mais ja läksingi katsetele siis reklaami ja imagoloogia Tallinna Ülikoolis BFM-is. Mul joppas, et seal oli sissesaamine oli essee pluss vestlus. Mingeid hindeid koolist arvesse läinud, mis oli minule nagu väga suur eelis. Ja ma sain ülikooli sisse. Selle suve jooksul veel ma tegin erinevaid mingeid reklaamiproduktsiooni otsasid üle Eesti tänu tuttavatele ja ülikooli läksingi siis, alustasin oma ülikooli teed 2017 aasta septembris. Ülikool oli ülilahe kogemus. Ülikooli kohta ma ütleksin nii palju, et ma ei ole suur uskuja sellesse, et ülikool on vajalik tänapäeval, et ülikool ei pruugi sulle anda tööd, see ei ole nagu mingi A ja O, et kui sa ülikoolis käinud, et siis sa oled mingi tegija. Aga mis ülikool annab, on see, et kui sa juba tead, ma läksin ülikooli siis 24-aastaselt. Jah, et selleks momendiks mul oli juba see eelis, et ma olin natuke saanud mõelda ka ja hinge tõmmata, et mis ma teha tahaksin ja mõtlesin, et reklaam on minul tundus huvitav, sihuke loominguline viis, võib-olla head raha teenida, kuskil reklaamiagentuuris töötada, tundus tol ajal päris sihuke ahvatlev idee ka ja tundus väga äge karjäär. Aga teine põhjus, miks ma läksin, oli see, et kui sa ülikooli lähed, siis sa kohtud potentsiaalselt endasuguste inimestega, nende inimestega, kellel on samad huvid, kes mõtlevad samamoodi, kelle tulevikuplaanid on samasugused nagu sul. Ehk siis põhikoolis, gümnaasiumis me käime täiesti suvaliste jorssidega selles mõttes, jah, sul võib selles mõttes, et seal on igasuguseid erinevaid inimesi, eks ole, mina olen ka see suvaline jorss teisele suvalisele jorsile. Aga ülikool on see suurem selektsioon ja sul on palju suurem tõenäosus leida ülikoolist need sõbrad, kes peaksid sinu sõbrad olema. Ja nii läkski. Ma leidsin ülikoolist väga palju lahedaid inimesi, kes on mulle väga sarnased ja head sõbrad tänase päevani. Etteruttavalt ma võin öelda, et ülikooli ma ei lõpetanud ja ei ole siiamaani lõpetanud, aga isegi sellest 1 aastast, mis mina ülikoolis olin, ma sain selle kätte, mida ma tahtsin. Mul oli sõbrad, see bakalaureuse kraad ei olnud minu jaoks kunagi mingi eesmärk omaette.
ja nüüd järgmine asi ongi tegelikult sellest rääkida siis töökoht. Mulle jälle tundub, et ma räägin ise nii pikalt endast järjest läheb ebamugavaks. Aga ei, töökoht. Ühesõnaga, see oli üks kevad, kui ma nägin sellist kuulutust nagu Red Bull otsib sports marketing manageri ja mul ei peas tuluke kohe lõkkele, et sports, mulle meeldib sport, marketing, mulle meeldib marketing. See kõlab nagu töö mulle ja ma otsustasin, et ma kandideerin sinna. Ja see aeg oli selles mõttes kriitiline, et see oli täpselt minu esimese aasta lõpp ülikoolis ehk siis eksamiperiood. Seal oli vist 2 või 3 vooru ja ma sain esimesest voorust läbi, mis oli siis motivatsioonikiri lihtsalt, eks ole, ja CV. Tegin esimese vestluse. Tundus, et läks hästi. Midagi vist väga halvasti ei saagi minna. Tulin tagasi koju, tegin oma muid asju edasi, õppisin eksamiteks. Kui ma sain teada, et nüüd on 3. voor siis või? Jah, ja 3. voor oli juba tõsisem. Seal oli kodutöö, päris pikk kodutöö. Mul oli sel momendil valik, et kas ma lähen ja panen all in'i sinna Red Bulli või ma keskendun eksamiperioodile ja koolile. Ja ma võtsin selle otsuse vastu, et ma teen seda kodutööd ja ma teen seda täiega, sest et see limiit oli nädal aega kodutööle siis ja see oli päris sisukas ja ma ikka rämedalt nägin vaeva, et kuidas seda teha, alustades sellest, et jah, tegin täielikku researchi Red Bullile, mida nad on teinud, mismoodi nad mõtlevad. Ma viimase detailini proovisin läbi mõelda, et panna sama font sinna faili, samad värvid kõik sinna faili, mis ma kodutööna esitasin ja muidugi kõige olulisem oli see sisu ise, mis nad tegi, seal oli umbes 4 erinevat osa siis ja ma lasingi lõpuks ühe eksami üle täiesti ja esitasin oma kodutöö niimoodi ise rinnale tagudes, sest ma teadsin, et ma panin 100% siia sisse. See on kõik ideed, mis minul on. Ma ei saaks seda paremini teha ja ma olin selles mõttes täiesti rahulik. Läksid mõned nädalad mööda. Ma tegin Tour of Estonial fotofinishit. Võtsin vahefinišeid välja. Ja kusjuures selleks midagi sitt päev oli sellepärast, et ma ei saanud mingi kiipe või asju tööle ja seal oli mingi probleem põhimõtteliselt minu pärast. Jumala pask päev oli. Ja siis järsku tuleb kõne, et ma sain töö. Ja ma olin nagu lihtsalt, ma ei ütelnud seda kellelegi alguses välja ka, ma lihtsalt olin nagu päriselt ka või. Oota, mis asja? Ma sain praegu niimoodi töö. Ja nüüd edasi kerides, see oli nagu parim töö, mida 20-ndatest seiklusimuline noormees endale võiks ihaldada. Ehk siis minu jaoks nagu läks kõik super hästi, paremini kui plaan oli seda ette näinud. Ma põhimõtteliselt skippisin enda karjääris või nii-öelda, jah, üldse elus, kui sa tavaliselt pead tegema vähemalt bakalaureuse kraadi, siis sa lähed kuskile entry level tööle ja võib-olla saad seal 5 aasta jooksul karjääri teha ja sellele ametikohale, kus mina olin. Ma sain põhimõtteliselt, kattisin selle 8 aastat välja, ma sain kohe selle end goal töökoha. Nagu Red Bullis ei ole paremat töökohta, mida mina oleksin endale tahtnud, mida tänase päevani tahan. Oleksin tahtnud, sest et muidu ma oleksin täna ka Red Bullis edasi olnud.
sest et ma töötaksin selle nimel edasi ja mul oleks mingi eesmärgi endale valinud. Aga ütle sa midagi siia vahele. Jah, ma jäin siin pikalt kuulama nüüd, aga ma nagu kõiki neid asju olen kuulnud, aga niimoodi järjest on neid teistmoodi kuulata. Jah, sa ei saagi midagi nagu anda, aga kas see on midagi teistmoodi, kuidas tavaline inimene seda teeb või mitte, et ma ei oleks tavaline inimene, aga no nii palju, kui mina inimesi tean, siis jah, see ei ole päris tavalise inimese tee, et tavaline inimene, ma ei tea, okei, see tavaline inimene kõlab kuidagi kehvasti, aga ütleme, et aga üldiselt ju on see, lõpetatakse keskkool ja siis minnakse ka siis otse või peale 1 aastat minnakse midagi ülikooli õppima ja nii see nagu läheb, et sul tegelikult oli seal vahel väga palju pause. Minul endal mul läks peale seda karjääri üsna kiirelt, et põhimõtteliselt suvi muu möödus samamoodi nagu sul Gretal ehk siis kõvasti alkoholi tarbides. Et ma ise olen mõelnud, mis sa ennist just märkisid, välja tõid, oli see adrenaliin. Et sul on mingi vajadus tekkinud veidike selle adrenaliini järgi ja ma veits tundsingi, et mitte nüüd, et ma võib-olla sai natuke üle piiri mindud, aga sellest joomisest mingil määral saigi see adrenaliini laks, vaata. Et mul on niisugune tunne, et see võib-olla paljudel kestab edasi, et no vaatame, kui palju, ma tean, see kõlab väga halvasti võib-olla, aga sul oligi, et vaatame, kui palju me täna ära jõuame, vaata. Ei, no absoluutselt, selles mõttes. Pudel peab tühjaks saama, on ju. See on selles mõttes väga fair point või hea asi vahele tuua, et paljud valivadki ju sellepärast, mitte ei vali, vaid lähevadki sellele peoteele, et see on ainuke asi, mis sulle toob põnevust. Aga kui sul on täiesti igav elu või kui sa eladki, isegi kui sa lähed ülikooli õppima, sa õpid mingit sitta, mille su vanemad on sulle peale surunud minna õppima, siis sa oledki põhimõtteliselt depressioonis, sa elad kas nädalavahetuse nimel või ülikoolis pole mingi probleem ka nädala sees juua, eks ole. Siis sa lihtsalt eladki seda elu, et jah, selles mõttes see on okei võtta seda kui niisugust viimast puhkust enne päris elu, aga jah, kui palju su hing tahab järjest tegelikult juua, sa lihtsalt põhimõtteliselt mingi moment sellest saab harjumus, eks ole, ja siis lihtsalt on mingi asi, mida sina ja sinu kursakaaslased kogu aeg teevad. Jah, mul oligi, ma mingi pilte vaatasin just sellest, see oli siis 2018 aasta lõpp ja näost, ma nägin palju väsinum välja. Ma näen praegu, kui ma tunnen väsinud välja, aga see on, ma üritan kohvist loobuda, et siis see on sellest, aga siis ma nägin ka näost, silmaalused olid veits sinised, kergelt, et veits kahvatum ja kõik need, mitte et nüüd selgelt otseselt muud elu ei seganud, aga see oli kindlasti mingi tegevus, et mis saigi ja see on samamoodi ohtlik, ta saab sotsiaalselt, et sa lähedki kuskile sõprade juurde ja sa tarjunud, et sa teedki kohe pudeli lahti, vaata, et see seostub, et kui sa lähed sõprade kuskile, siis sellega seostus alkohol. Et see tegelikult, enam nüüd ma ei tea, mulle siiamaani, ma ei ütle kunagi, pitsi ei sülita, aga ma palju rohkem naudin vähem tarbimist. Aga jah, ja kui selle koha pealt, siis jah, igatahes mingi aeg siis saigi okei, nii enam edasi minna ei saa. Siis see oligi vist, pool aastat kestis umbes see periood, et see kestiski veits suvel ja kooliga loomulikult edasi uued tutvused ja asjad. Siis vahepeal ma käisin, veidike võib-olla vaimne rännak oli, kui ma Nepaalis käisin, paariks nädalaks elasin munkade juures sellest nädala. Õppisid seal? Mis ma õppisin? No, ma õppisin väga palju, või tegelikult ma ei tea, kas ma siit tegelikult õppisin. Ma õppisin
ma õppisin seda, et raiskiti idee tihtilugu parem kui reaalsus, et ma mäletan, kui ma läksin siia Munga kloostrisse, siis vaatasid kõik kuradi mungad olid Instagramis scroll isid ja ma lootsin, et ikka täielik vabadus on idüll, et sa oled rahus raisk. Ei, sa oled ikka selle sama asja poolt nagu sama asjaga seotud ja võib-olla kaks asja, mis ma nagu ikkagi õppisin, ma olen ise nagu alati ise, ma olen isepäine inimene olnud, et mulle meeldib asju ise teha, üksi teha ja ma nagu sealt nagu õppisin, et tegelikult võib-olla kellegi teisega koos seda oleks nagu palju toredam kogeda, on ju. Et koos nagu, koos kogetud mälestused on ikka, see on ikka, jagatud mälestus on ikka jagatud mälestused, see on nagu sügavam. Ja mis ma veel õppisin? Natukene võib-olla ma õppisingi, et nagu reisimine natuke võib-olla ülehinnatud. Mulle väga meeldib reisida, aga nagu lõppkokkuvõttes nagu ei ole vahet, kus oled, et vahepeal sa ei pea selleks minema 8 nädalaks Nepaali, et enda pead kuradi selgitada, piisab, kui sa lähed tunniks jaoks metsa, on ju. Et ma nagu mulle väga meeldis see reis, aga nagu jah, natuke nagu mingis aspektis ta raputas küll paika, jah. Reisi ettevõtetele see statement ei meeldi. Ei, mulle väga meeldib, ma siiamaani reisin. Ei, absoluutselt, aga ma saan aru tegelikult, mis sa mõtled küll, et aga mulle ikkagi meeldib mingiks ajaks Eestist, näiteks kui ma võtan Eestit koduna ära käia, siis sellepärast, et see annab, kui sa ära käid, siis on alati tore tagasi tulla, kuidagi vaatad jälle uue nurga alt ja selles mõttes see on nagu positiivne ja alati mõnus. Jah, täpselt. Ja kui ma nagu endast edasi veel räägin, siis ma eelmine aasta nüüd, siis ma veits rohkem tegelesin jooksmisega. Mitte nagu kuidagi tipptasemel, aga ma ikkagi võtsin, ma käisin veits võistlemas ja see nagu andis mulle seda adrenaliini. Täpselt see, mida sa nagu otsisid, said selle asenduse. Aga teiselt poolt see ka mõjus veits nagu toksiliselt selles suhtes, et ma tegin seda nagu enda lõbuks, aga sul tuli ikka see sisemine sportlane, vaat sa tahad võimalikult hästi võimalikult paremini ja see nagu hakkas liialt palju ikkagi mu just nagu see mõtteruumi võtma. Et kuigi ma reaalselt seda vaeva sellega nii palju näinud, aga see võib-olla natuke liialt ikkagi võttis elust liiga suure tüki, mis mulle ei meeldinud, et tippsportlasena seda on okei teha, aga kui sa kuradi, ma ei tea, üritad maratoni alla 3 tunni joosta, siis nagu väga ei ole vahet, on ju. See oleks... Ei, absoluutselt, aga seal tulebki jälle mängu see ego, mille üle on raske kontrolli saada ja jah, see seletab väga hästi ka neid 40-ndates, 50-ndates harrastajaid, kes panevad dopingut ja proovivad kuskil Tartu maratonil 75 hulka tulla. Et jah, nagu ikka, igas asjas elus on see balanss, tasakaal, et mingi piirini on kõik asjad head. Sellepärast ma pole alkoholist ka loobunud. Mingi piirini on kõik asjad siin elus head. Jah, täpselt. Aga ma proovin lihtsalt formuleerida seda enda lugu ka edasi, sellepärast et saaks kõik siia esimesse episoodi võib-olla minust paika ära, siis ma edaspidi ei pea endast nii palju rääkima enam. Aga sain töö Red Bullis. Ma olin nagu siiralt üllatunud esimesed pool aastat. Iga hommikul ma üles ärkasin, ma mõtlesin, et kas ma ikka töötan Red Bullis või? Kas see ei ole unenägu, sest see oli kuidagi nii sürreaalne minu jaoks. Ma sain kohe igasugustele treeningutele, lendasin peakontorisse Austriasse. Ma veetsin seal kokku esimese aasta jooksul 6 aega, olin ma sellest ajast Austrias. Ma nägin nagu täielikku köögi poolt sellest, kuidas Red Bull enda projekte teeb, kuidas nad sportlastega suhtlevad. Ja siinkohal ma peaksingi ära seletama selle, et mina vastutasin Eestis kõikide ürituste eest, ehk siis kultuuri ja sport, sportlaste eest ja siis athlete management. Kelly Sildaru oli sellel ajal juba pikalt olnud Red Bullis ja siis minul õnnestus sainida Jaan Roose Red Bulli perekonda, kes on ka täna seal.
ja kolmas osakond, mille eest ma vastutasin, oli siis Wings Team ehk siis need tüdrukud, kes sõidavad minidega ringi. Nende nimetus on siis Student Marketeers ja see oli siis 7-liikmeline meeskond, mis oli nagu jõhkralt vastutust kohe sealt, kus ma tulin. Ehk siis ülikoolist enne seda päris töökogemus oli ainult treenerina. Jah, seal ma sain ka siukse väikse korralduskogemuse kätte, kuidas jalgrattavõistluste tegemine käib ja kuidas võib-olla siuke klubi haldamine käib, kuigi seda väga palju veel seal minu elul ei olnud, aga ma ikkagi nägin ja tegelesin sellega kogu aeg. Aga see kogemus, mis ma Red Bullist sain, nagu see 2 aastat, ma arvan, et selle otsuse oleks küll teinud kõik suhteliselt minu moodi, et kui sul on valik, kas sa võtad Red Bullist töö või 2 aastat teed ülikooli edasi ja saad bakalaureuse kätte, sest et neid 2 asja samal ajal lihtsalt ma tõenäoliselt oleksin võib-olla suutnud, aga siis mul ei oleks reaalselt mitte midagi muud elus alles jäänud. Et ma lihtsalt otsustasin, ma võtan selle töö ja nüüd tagantjärgi ma võin nagu täiesti vabalt öelda, et see oli hea otsus, et selle 2 aastaga, mis ma lõppkokkuvõtteks Red Bullis töötasin, ma õppisin nii palju rohkem, kui ma oleksin ülikoolis õppinud, et ma olen lihtsalt kindel selle statementi väljaütlemises. Aga kui nüüd kiirelt edasi minna, mitte väga palju selle Red Bulli tööl peatuda, siis ma tegelikult kohe tutvusingi enda tüdruksõbraga, see oli vist, kui ma olin 2 kuud Red Bullis töötanud, ma arvan. Ja mu tüdruksõber siis on norrakas, sellepärast olen mina täna ka Norras. Kohtusime läbi Tinderi, kõik oli väga tore, värki-särki ja siis sattuski niimoodi, et me olime järgmised paar aastat või peaaegu paar aastat, 2 aastat kaugsuhtes, mis ei ole kõige lihtsam suhteviis ja põhimõtteliselt tuligi me lihtsalt otsus teha, et kumba pidi me teeme, kas me lähme seda teed, et tema tuleb Eestisse või mina tulen Norrasse. Ja kuna Red Bulliga mul oli nagu, ma mõtlesin nagu, et ma olen ikka veel nii noor, ma ei näinud seal seda karjääri, mida ma tahaks jälitada. Ma võtsin selle otsuse vastu, et mul olid mingid mõtted, mida ma teha tahan, mul on mingid unistused ja ma teadsin, et kui ma Red Bullis olen, siis on neid mul väga palju raskem täita, sest et seal kuidagi mul oli ikkagi see roll olla mingis rollis nagu, et see oli keeruline ja ma võtsingi selle otsuse vastu, et tüdruksõbrad heaga, et me kolimegi Norrasse siis ära täiskohaga. See juhtus siis juulis nüüd 5-6 kuud tagasi ja terve selle aja ma olengi nüüd siin Norras olnud töötu, pole tööd leidnud endale ja on päevi, kus ma kahetsen, et ma selle otsuse tegin, aga samas ma ikkagi loodan, et üks päev peab see progress tulema ka ja mingi töö endale saama. Sest et ma arvasin, et kui ma siia Norrast tulin, ma arvasin, et see Red Bulli töökoht CV-s kuidagi annab mulle siukse kõva eelise ja kõik inimesed on kohe nagu härra Puntso, teile on meil töökoht anda. Võru rattaralli võitja. Võru rattaralli võitja, tule siia, aga niimoodi ei ole läinud ja on tegelikult on suht raske periood selles mõttes, et kõige raskem oli see, et ma ei teadnudki üldse, mida ma teha tahan, kus suunas ma liikuda tahan ja lõpuks ma olengi sellest aru saanud, et see ongi kõige sitem koht, kus olla, et kui sa ei tea, mis suunas liikuda, sa oled nagu suhteliselt põhjas, eks ole, ja siis ma saingi aru, et ma olen põhjas sellepärast, et ma ei tea, kus suunas üldse liikuda, mida teha, ma isegi ei tea nagu, kuhu ma tahaks tööle kandideerida, mida ma tahaks teha. Ja nüüd mul on nagu endal natuke pilt selgem
olen alati mõelnud selle peale, et ma tahaks veits nagu jah, mingit kellegile kasulik olla, enda lugu veits jagada. See on ka see põhjus, miks ma seda podcast'i siin teen. Võib-olla suhelda teiste inimestega läbi podcast'i ja nii edasi, et rasked ajad on kõigil, mitte kõigil, aga paljudel inimestel praegu. Isegi Tanel Padaril. Tõenäoliselt küll, jah. Eks praegused ajad, see on see koroona jutt, on ju. Vaata, kui head tänapäeval on võõrastega millestki rääkida kogu aeg. Sa võid kohe hakata rääkima sellest, mitu protsenti täna nakatunuid oli ja palju täna oli neid nakatunuid vähem. Ja. See on nagu uus ilmast rääkimine. See on palju parem kui ilm, aga jah. Aga eks see jah paneb inimeste vaimsele tervisele korraliku põntsu, et just see sotsiaalne isolatsioon, et see on palju, see hakkab nagu kindlasti punuma või et tuleb nagu kindlasti võimalikult palju, loomulikult sul on see nakkusoht, aga võimaluse korral tuleb võimalikult palju teiste inimestega läbi käia ja suhelda. Absoluutselt. Ja meil on tegelikult need võimalused olemas, et see on ka üks põhjus, miks ma mõtlesin, et praegu võiks podcast'i teha, et on palju teisi podcast'i, mida kuulata, aga tõenäoliselt inimestel on praegusel ajal väga palju ka aega ja potentsiaalselt praegu nad võivad selle podcast'i avada. Pikk talv on ikkagi ees ja tõenäoliselt need piirangud jätkuvad mingi aja, et kõik inimesed loodavad, et jah, vaktsiin teeb tšiki-priki ja muudab meie elu paremaks, aga tõenäoliselt see on ikkagi, või mis tõenäoliselt see on teada, et see on pikem protsess kui mõni nädal. Mul ongi niisugune tunne, et see esimene laine oli nagu isegi paljudele nagu vaimselt oli võib-olla korra hea. Inimesed ei pidanud tööle minema, said puhata, kõik jooksid, kõndisid, inimesed väljas peredega. See oli juba 2-3 nädalat, siis võib-olla sai perest villand ja kuredi taheti juba tööle tagasi. Aga just oligi see ajastus ka, et esimene laine oli kevadel, päevad läksid pikemaks, valgus tuli, ilmad läksid paremaks, siis praegu just see teine laine nagu rõhub sellega, et just nagu ainult see laine, aga kõik see väline nagu läheb ka sitemaks. Nagu sul on kuredi see rõvel lörtsine ilm ja kuredi pime ja siis... Selles mõttes küll jah, et sul läksid päevad lähevad pimedamaks, numbrid kasvavad, eks ole, siis see on küll siuke võib-olla maailma lõputunne tuleb nagu peale. Aga ma võtsin suhteliselt kiirelt ise selle otsuse vastu, et see talv on läinud niikuinii sotsiaalses plaanis. Lihtsalt lihtsam on mitte isegi ootusi üles ajada, ma mõtlesin sedapidi, et lihtsalt panin endale mõned eesmärgid, et tee trenni, loe raamatut, õpin norra keelt ja mitte mõelda sellele, et ma mõtlengi nagu, et siin on väike siuke teleportimise aeg, et kes kuidas sellest välja tuleb talvega, et järgmine suvi, selles ma olen ikka päris kindel, et see suvi Eestis oli ju ka täiesti tavaline suvi tegelikult, et jah, üritusi oli võib-olla mõnevõrra vähem, aga kõik minul oli küll nagu täitsa tavaline suvi selles mõttes, et ja ma arvan, et see tuleb ka järgmine aasta, et kui mitte varem, siis suveks saab küll elama. Ja kindlasti. Ja ma arvan, et nüüdseks me olemegi üle tunni natukene rääkinud ka, et võiks siin kokkuvõtvad sõnad öelda selle esimese Hendrik Puntso podcasti episoodi lõppu. Mis me siis ütleme? Ajad on rasked, aga selle võrra tugevamaks saame me ise. Mina olen töötu. Kui teil on töökoht, siis olge õnnelikud. Ja mis sina, Silver, ütled? Mis ma ütlen? Ma ütlen, et see on väljakutse. See ei ole kriis, see on väljakutse. Ja eks see sõltub sellest, kuidas me sellele väljakutsele reageerime. Et seda välist asja me muuta ei saa, aga see, kuidas me sellele reageerime, meie enda teha. Targad sõnad targalt mehelt. Aitäh, Silver, et olid tänase episoodi minuga ja minu rõõm. Kõike head. Kõike head.